Kindlasti olete kuulnud sellist väljendit nagu endale nime tegema. Ja see väljend tuleneb sellest, et inimeste elu lõpeb ükskord ja samal ajal inimese nimi võib edasi kesta mingisuguse erakordse saavutuse või tegevuse või ka millegi halva tõttu. Ja inimese nimi kestab kaua. Üks huvitav tegelane siin lähiajaloost oli Türkmenistani autokraatne juht Sapar Murat Niyazov, kes võttis endale nimeks Türkmenbashi. Ja tema püüdis oma eluajal igati oma nime jäädvustada. Silmaga oli nähtav hiigelmonument, mida kaunistas tema kullatud kuju ja mis pöörles niimoodi, et tema nägu oli alati päikese poole. Ta kirjutas raamatu Ruhnama, mis oli tema filosoofiline nagu kokkuvõte elust ja olemisest. Ja see oli kohustuslik kirjandus koolides ja ülikoolides ja ülikooli ei saanud enne lõpetada, enne kui sa olid teinud eksami selle raamatu tundmisalal. Tema nime järgi nimetati ümber linnu ja ajalehti. Jaanuarikuu sai nime tema järgi ja september Ruhnama järgi. Isegi riigi hümnis olid read, mis viitasid temale. See mees tegi tõesti endale nime. Tahaksin nüüd teiega lugeda piiblist ühte lugu. See on Jesaja raamatus 22. peatükis ja loeme salmid 15-25. Ja tegelikult see ei ole lugu, vaid see on üks prohveti kuulutus ja lugu käib sinna juurde. Nõnda ütleb Jumal vägede issand. Tule, mine selle valitseja juurde, Sebna juurde, kes on koja ülemaks ja ütle. Mis sul siin asja on ja kes sul siin on, et sa raiud siin enesele hauda, raiud oma haua kõrgele, uuristad enesele enamu kaljusse. Vaata, issand viskab sind kaares kaugele vägeva mehe viskega ja haarates sinust kõvasti kinni, mässib ta sind koguni keraks ja virutab kui palli igale laiale maale. Seal sa sured ja sinna jäävad su toredad vankrid, sina, oma isanda koja häbi. Mina tõukan sinu su ametist ja sind aetakse su kohalt. Ja sel päeval kutsun ma oma sulase Eljakimi, Hilkia poja. Panen temale selga sinu kuue, kinnitan talle vööle sinu vöö ja annan tema kätte sinu valitsuse. Tema saab siis isandaks Jeruusalemma elanikele ja Juuda soole. Ja ma panen Taaveti koja võtme tema õlale. Tema avab ja ükski ei sule. Tema suleb ja ükski ei ava. Ma löön ta nagu varna kindlasse kohta ja ta saab aujärjeks oma isa soole. Tema külge riputatakse kogu ta isasoo koorem, võrsed ja lehed, kõik väiksed asjadki, kausikestest kuni igasuguste kruusideni. Siis ütleb väged issand, annab järele kindlasse kohta löödud varn, see murdub ja langeb ja koorem, mis selle küljes oli, puruneb. Jah, issand on rääkinud. Miks see prohveti kuulutus esmakordselt minu tähelepanu pööras oli just see väljend, et Sebna on kui pall, kelle issand mässib keraks ja siis viskab ära kaugele maale. Kusjuures see on ainuke kord, kus piibel mainib sõna pall, nii et kui keegi vajab head viktoriini küsimust, siis siin on. Ja siis veel üks viktoriini küsimust, et millise spordialasid mainitakse piiblis, et siis pallivise on siis nagu üks nende seas. Aga see selleks. Kui selle sõnumisse siseneda, siis on siin rohkem kui ainult üks jumalik pallivise. Üsna erakordne on selle sõnumi adressaadid. Et kui tavaliselt prohveti kuulutused puudutasid inimesi, kes olid kuningad või rahva mingisugused tulevased juhid, kelle käes oli võimalus pöörata, suunata ajaloo kulgemist, siis siin on siis lihtsalt mõned kõrged ametnikud. Küll olulistel ametikohtadel, aga nad ei olnud keegi, kes nagu rahva ajaloo kulgu kuidagi eriliselt mõjutaks. Ja esimeseks adressaadiks oli siis Sebna, kes sel hetkel oli siis kuninga
kojaülem. See oli tegelikult tähtis ja prestiižne ametikoht. Et kui tänases mõttes mõelda, siis see oli nagu presidendi kantselei ülem, kes siis haldas nagu kogu seda varandust, mis siis nagu kuningal oli. Ja see nõudis juhtimisoskust, majandamisoskust, suhtlemisoskust. See ei olnud selline ametikoht, mida sai lihtsalt pärimise teel. Sa pidid olema ikkagi milleski hea, et selles ametikohas olla. Ja seal kojaülemaks olemine, see võis olla tegelikult ka nagu selline uhke tunne. See tähendas seda, et sul oli tegelikult otse ligipääs kuninga juurde. Ja see andis palju nii positsiooni kui ka varanduse suhtes ja mõlemad tähendasid siis nagu au ja nime. Aga Sebna ei olnud rahul sellega, mida see positsioon talle andis, mis sellega kaasas käid, vaid ta hakkas tegema nii, nagu öeldakse, et hakkas endale raiuma kaljuhauda, mälestusmärgiks siis oma nimele. Sel ajal lihtrahvas maeti looduslikesse koobastesse. Jõukamad perekonnad võisid lubada endale natukene sellist ehitamist. Aga Sebna läks veel sammu kaugemale. Ta hakkas endale rajama hauda kõrgele kaljusse. Kalju, mis on ühe Jeruusalemma külje peal ja sinna, kus siis olid hauakambrid vürstidel ja kuningatel. Ja see oli koht, mis oli siis kõikidele avalikult näha. Et Sebna tahtis olla silmapaistev. Ta ei tahtnud olla kõigest kuninga majandusülem. Ta tahtis olla kuninga kõrval ka surmas. Ja millegipärast selles prohveti kuulutuses Jumal ei ole Sebna tegevusega rahul. Miks küll? Mõnes kaasaegses ingliskeelses tõlkes on see Jumala küsimus Sebnale pandud edasi siis niimoodi, et mis õigus sul selleks on, et sa niimoodi sellega siin tegeled. Ja tegelikult Salm 18 öeldakse, et Sebna on oma isanda koja häbi. Ja me võime sellest järeldada, et ta ei jätnud oma tegelikud kohustused unarusse. Ta pühendas oma energia sellele, et teha oma nime, et raiuda endale see hauakamber. Ja võimalik, et ta oli selleks ka kuritarvitanud oma ligipääsu kuninga varakambrile või kuritarvitanud oma mõjuvõimu kui kuningale lähedale seisev isik. Ta mõtles oma nime tegemise peale ja selle juures ta ei mõistnudki, et tegelikult see, mis ta teeb, see tegelikult määris tema nime. Ja Jumal annab talle teada, et ta jääb ilma oma kohast. See saab teisele, kes on ustavam ja parem, kirjutajale Eliakimile. Ja ka tema ehitatud hauakambrist ei ole talle mingit kasu, sest ta sureb võõral maal. Ja need vankrid, mis ta on endale muretsenud, millega teha paraadi siis nagu linnas, ka need ei jää talle alles. Nüüd teine adressaat selles prohveti kuulutuses oli siis Eliakim. Ja Jumal nimetab teda kui minu sulane, Eliakim. Jumal tahab öelda, et siin on keegi, kelle isandeks on eelkõige Jumal ise. Siin on keegi, kes teeb Jumala tahtmist ja mitte iseenda tahtmist. Jumal ütleb, et ta saab endale Sebna ameti kogu selles täiuses ja isegi midagi enamat. 22. salm on huvitav. Seal öeldakse, et ma panen Taaveti koja võtme temale õlale. Tema avab ja ükski ei sule. Tema suleb ja ükski ei ava. Ja tegelikult, kui te olete ilmutusraamatut põhjalikult lugenud, siis võib-olla tuleb meelde, et sellisena kirjeldatakse 3. peatükis Jeesust, kui ta annab edasi oma sõnumi Philadelphia kogudusele. Tema, kellel on Taaveti koja võti, kes avab, ükski ei sule, suleb ja ükski ei ava.
Eliakim on omamoodi nagu Messia võrdkuju. Tänu oma ustavusele tema ametis saab temal osaks nii suur au ja eesõigus ja võim, et ilma tema nõusolekuta ei juhtu kuningakojas midagi. Mida tema avab, see jääb lahti, mida tema suleb, see jääb suletuks. Siin on kontrast kahe mehe ja kahe meelsuse vahel. Üks püüab teha nime ise endale, aga teine saab tänu oma ustavusele aujärjeks ja toeks kogu oma perele ja kogu oma lähedastele. Nüüd need 3 viimast salmi selles kuulutuses tekitavad natukene nagu segadust. Eelkõige see viimane salm, kus siis on, et siis ütleb vägede issand, annab järele kindlasse kohta löödud varn. See murdub ja langeb ja koorem, mis selles küljes oli, puruneb. Jah, issand on rääkinud. Et kas siin nüüd selles viimases salmis räägitakse Eliakimist, et kas tema siis nagu kõige selle asja juures, mis ta oli teinud head ja õigesti, kas tema ka siis pidi siis oma ustavuse tubliduse juures murduma ja langema. Ja tegelikult võtme selle salmi seletamiseks leiame 20. salmis. Sest eestikeelses piiblitõlkes on see 25. salm algus tegelikult ebatäpselt tõlgitud. Ja õige on alustada seda salmi väljendiga sellel päeval, ütleb Jumal. Nii nagu 20. salmis Jumal ütleb, et sellel päeval ma võtan sind maha ja annan sinu koha Eliakimile. Nii et sellel päeval, kui Sebna tagandatakse oma kohalt ja asendatakse Eliakimiga, sellel päeval murdub kindlasti kohta löödud varn ja see, kes murdub, on Sebna. Enamus tolleaegset maju oli ehitatud mudatellistest, kuivatatud mudatellistest ja ehitamise käigus siis pandi telliste vahedesse siis sellised tugevad puupulgad, millest said siis varnad, mille külge sai siis igasuguseid asju riputada, riideid või nõusid või mida iganes oli majadamises panna. Selles ühiskonnas nagu riiulid kui sellised veel nagu ei tuntud. Ja kui maja oli valmis, siis oli peaaegu võimatu seda varna sealt seinast eemaldada ilma seda murdmata. Ja samuti oli peaaegu võimatu uut varna sinna seina saada, sest see sein oli nii tihe ja tihke. Ja Sebna oma uhkusest, tema pidas ennast selliseks varnaks. Tema pidas oma positsiooni nii kõikumatuks, et keegi ei saa seda ära võtta. Seda on võimatu asendada, aga Jumal andis talle teada, et tegelikult tema asemele tuleb siiski see, kes seda ametit rohkem väärib. Sissejuhatuses rääkisime Türkmenbašist, kes tahtis endale nime teha. Aga mis tegelikult juhtus, et peale tema surma 2006. aastal, paari aasta pärast hakati tasapisi tema poolt sisse seatud asju muutma. Kuude ja päevade nimed taastati. Ausammas tema kujuga teisendati kõrvalisemasse kohta ja tema kuju ei pöörle enam päikese poole. Tema raamat Ruhnamaa eemaldati kõigepealt koolikohustuslikust kirjandusest ja siis ülikoolidest. Tema ja tema pereliikmete nimelised asulad nimetati taas ümber oma vanade nimedega ja uutel rahatähtedel teda enam ei kujutata. Tema sünnipäev on endiselt tähtpäev, kuigi mitte riigipüha, aga pole ime, kui see järgnevate aastate puhul muutub. Nii et pigem jääb temast mälestus kui ühest kuulsuse narrist, mis sai Sebnast. Jesaja 36. peatükis kirjeldatakse Assüüria sõjakäiku Juuda riigi vastu. Ja 3. salm räägib sellest, kuidas läbirääkimisi läksid pidama siis 3 meest ja 2 nendest oli kojaülem Eliakim, Hilkia poeg ja kirjutaja Sebna. Kui see oli seesama Sebna, siis näeme, et ta oli juba tagandatud madalamale ametikohale ja Eliakimist oli saanud kojaülem.
samas mõned piibliuurijad arvavad, et see võis olla ka keegi teine Sebna-nimeline mees, kes oli sel ajal siis kirjutaja. Ja võimalik, et Sebna langes millalgi vangi Assüüria sõjaväele, kes jätkas siis Juuda piiride kompamist või pagendati kuninga poolt ja seejärel surigi võõral maal. Igatahes, mis on huvitav, et 1870. aastal Jeruusalemma väljakaevamistel uuriti kaljus olevaid haudu ja leiti üks tühi ja osaliselt hävinud hauakamber, milles olid siis graveeringud. Ja hiljem suudeti dešifreerida, et selle kasutamata haua omanik oli Sebna-Jahu, kes suure tõenäosusega oligi siis meie loos mainitud Sebna. Miks Jumal just Sebna poole pöördus sellise prohveti kuulutusega? Küllap oli riigis ju teisi ka omakasupüüdlikaid ja ebaausaid ametnikke, kes otsisid võimalust endale au otsida ja nime teha. Paistab, et oli kuningas Hiskija muidu õiglase ja jumalakartliku valitsuse juures selliseks avalikuks nähtavaks mustaks plekiks, kes pani inimesi mõtlema, et saab ka nii. Et ma ei pea olema ustav ja õiglane kohusetundlik, vaid ma võin ka niimoodi trikitada, nii nagu teeb see Sebna. Oli neid, kes otsisid võimalust ennast ülendada ja jätta kõrvale oma kohustused. Ja halb eeskuju on millegipärast palju nakkavam kui hea eeskuju. Mida see lugu õpetab meile? Võib-olla me kõik ei taha olla juhtivatel positsioonidel, aga natukene lugupidamist ikkagi tahaks ju saada. Sel nädalal ma läin uudiseid ühes portaalis Sirvides Peatamäele uudisel, kus siis üks naisterahvas teavitas, et ta tegeleb nüüd kaalu langetamisega ja jagab siis niimoodi teistega ka siis oma kogemusi ja nippe, mis siis nagu toimivad ei toimi. Ja mis mind nagu natukene selle uudise juures pani nagu imestama, oli see, et okei, see väga oluline teema ja kõik, aga miks just see naisterahvas, et tema nimi oli mulle nagu täiesti tundmatu. Ja siis ma siis nagu mõtlesin, et okei, ma guugeldan, et kes ta siis selline on, et kui temast nagu selline uudis on tehtud. Ja siis esimene oli siis leidsin Wikipedia lehe tema kohta. Ja seal siis räägiti, et on siis suunamudija ja siis on elanud aasta Inglismaal ja talle elukaaslasest lahku läinud ja mingisugused imelikud detailid olid seal. Ja Wikipedia lehe päises oli see, et see artikkel kuulub kustutamisele, sest et selle artiklis ei ole piisavalt olulisi viiteid ja selle artikli looja on selle artikli peategelane. Ja ka tänapäeval on inimesi, kes tahavad endale nime teha. Ja mina hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas on minuga, et kas mina olen seal, kus mina parajasti olen heaks või halvaks eeskujuks. Sest hea nimi ei tulene sellest, kuidas teised meid näevad või millega mida me suurt me oleme saavutanud, vaid see tuleb sellest, kui me oleme ustavad ja oleme teinud hästi seda, mis on meie kohustused. Mis iganes, et meie kohustused siis ka praeguses momendis ei oleks. Olgu need suured või väikesed. Olgu need kohustused oma pere juures, kodus, oma tööl või vabatahtlikul tööl nagu kas või koguduses. Või on nendeks lubadused, mis me oleme andnud oma lähedastele. 2 õpetussõna ütlevad niimoodi. Aus nimi on kallim kui suur rikkus. Hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld. Siis õpetussõnad 22.1. Ja teine. Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au. See on õpetussõnad 29.23. Ja Eliakimi näide kinnitab neid õpetussõnu, et Jumala juures on ustav ja alandlik teenimine rohkem väärt kui
mingisugused suured paraadid ja silmaga nähtavad mingisugused väljapaistvad saavutused. Kui me ei ole mustavad, siis sellel ei ole kasu mitte ainult meile, vaid ka meie lähedastele. Ja me võime vahel tunda, et me oleme tähtsusetud. Et ühes või teises asjas puudulikud. Aga Jumala silmis see ei ole nii. Ja kui me oleme ustavad väikestes asjades, kui me teeme seda, mis on meie kohus, siis Jumal hindab seda. Ja tema poolt antud nimi on olulisem kui see, mis jääb inimestele. Ja Eliakimi kohta öelda, et tema oli Jumala sulane. Ehk see, kes tahtis ja hoolis Jumala tahtmisest. Ja Jumala tahtmise tegemisega käib kaasas õnnistus. Ja see on suurem ja parem kui ükskõik mis asi, mida me ise suudaksime saavutada. Amen.